Tere kõigile! Kristiina tuleb kohe tagasi. Kirjutage äkki chati aknasse ka jällegi, kas mina olen kuulda ja näha. Nii. Kristiina, ütle midagi. Tere! Väga tore. Väga pikk maa oli siia tulla, et jäin natuke hiljaks. Ahah, nii. Kõik kirjutavad chati ka, et on kuulda. Aili kirjutab, Tiina kirjutab. Väga tore. Nii. Tere tulemast siis. Täna oleme kahekesi koos Kristiinaga ja räägime teile erinevatest arendavatest mängudest ja mänguasjadest, mida siis saab toas teha. Kas sa ütled alustuseks ka, Kristiina, paar sõna või siis ma räägin esmalt ära selle, mida näiteks see palliga mäng tekitab ja siis läheme sinu teema juurde juba pikemalt. Jah, räägi sina. Okei. Aga siis teeme niimoodi, et ma jagan siin slaidi ja Kristiina tuleb meiega siis natukese aja pärast meiega tagasi. Ühesõnaga, tänane teema on siis mänguasjadest, sest väga erinevaid mänge tehakse koortega ja tihti on selleks üheks asjaks mänguks pallimäng või mingisugune pulgaga loopimine, aga on ka muid variante. Ja millest siis sellel webinaril räägime? Mida koeraga tehakse vabal ajal? Pallimäng, mida see koeraga teeb? Nii. Siis erinevad võimalused koeraga mängida, et sellest hakkab siis räägib Kristiina ja näitab ka videosid, pilte ja paari asja ka nii-öelda koha peal laivis, hästi lihtsaid asju, mida saab nii-öelda kohe valmistada. Ja lähen siis esimese teema juurde, mis käsitleb seda, et mida me üldjuhul teeme koeraga vabal ajal. Ja loomulikult, nagu ikka, kui on küsimusi, siis kirjutage chati ja jooksvalt siis, kas vastame jooksvalt või vahepeal seal lõpupoole, nii nagu jällegi välja kujuneb. Ehk siis alustame vaba aja tegevustega. Mida tehakse tavaliselt vabal ajal? Ma mõtlesin, mis ma teile siin räägin, et selleks tutvustuseks ja ma otsustasin, ma võtan oma õnneliku koera loengust lihtsalt paar slaidi ja räägin teile ühe väikse osa sellest, mida see pallimäng endast kujutab ja kuidas see koerale mõjub. Ehk siis vabal aeg. Ütleme näiteks üks nädalavahetus. See on selline enamasti, et käid koeraga väljas, võtad korral oma meelelahutust, mängid palli. Siis jalutab. Jalutamine enamasti on suhteliselt kiirel tempol. Siis, mis veel teha koeraga? Võiks ju veel palliga mängida. Läheb aega mööda. Mis veel teha koeraga? Vaba aeg, koer tahab tegevust, nädala sees pole saanud väga tegeleda. Võiks siis näiteks joosta. Ja mis siis on? Jõuab õhtu kätte, teeme veel palliga mängu. Ja kas nüüd sama päev, aga näiteks mõne teisel päeval võiks veel teha ratta kõrval jooksmist. Kõik need tegevused on väga aktiivsed ja need viivad koera aju ärevusseisundisse. Ehk siis kõik see, mida te hetkel siin ekraanil näete, see ei anna koerale hetkekski mõttepausi, vaid ainult pidevalt jooksmist, pidevalt väga kiireid tegevusi. Ja nende hulka käib tegelikult ka selline asi nagu juhuslikud kontaktid teiste koertega. Ehk siis näiteks koeraaeda minek, kus on teised koerad. See on samamoodi väga ärev keskkond koera jaoks. Ja nüüd me olemegi tekitanud tegelikult korral olukorra,
kus ta ei saa üleüldse võtta nii-öelda aega maha. Nii nagu inimene vajab vahepealse aja maha võtmist, vajab seda ka koer. Ja seetõttu on nii-öelda see palliga mäng, aga see võib olla ka mingi muu loopimismäng või selline väga aktiivne mäng. See on selline tegevus, mis on aktiivne, ei rahusta koera, kuigi mõtled, et okei, ma mängin koeraga palli. See on selline nii-öelda koerale meeldiv tegevus, aga see on pidev jahi olukord koerale ja ta ei muutu sellest rahulikumaks ja talle juukseb pidevalt adrenaliini peale lihastesse ja pidev ärritusseisud tegelikult. Ehk siis need ei ole sellised tegevused, mida peaks koeraga tegema palju. Neid peaks tegema hoopiski suhteliselt vähe. Ja järgneva slaidiga ma näitan teile, mida koerad muidu teevad siis, kui nad pole inimese poolt mõjutatud. See on üks põhjalik uuring. Uuriti peaaegu 2000 koera ja siin on näha, et sellist tegevust nagu palliga mäng või üldse aktiivne mäng koerad nii-öelda vabalt elades ei tee. Aga meie inimestena seda teeme. Seega me võiksime öelda nii, kas meil reaalselt on vaja väga aktiivseid tegevusi, kui koera elus, juhul kui inimest seal ei ole kaasatud, ei ole niisuguseid tegevusi. Et miks siis meie inimestena peame koerale neid selliseid olukordi tekitama. Ja me võime seda teha, aga kui me seda teeme, me peame arvestama ka tagajärgedega. Et mida see koera jaoks tihti võib põhjustada. Ja järgneva slaidiga vaatamegi, milliseid probleeme tihti väga aktiivsed tegevused koertele põhjustavad. Ja neid on mitmed, aga ma tõin siin mõningad välja. Näiteks ärevus, ebakindlus, argus, erinevad käitumishäired, asjade närimine, iseenda närimine, käppade saba närimine, esemete lõhkumine, mööbel. Kõik sellised tegevused on tihti põhjustatud sellest, et koerad on niivõrd ärevad, väga närvilised ja nad ei oska seisundiga midagi ette võtta. See närimine aitab neil kuidagi seda nii-öelda nende olukorda tasakaalustada. Nad üritavad läbi selle hakkama saada. Samuti agressiivsus, üldine sõnakuulmatus ja muud sarnased probleemolukorrad tekivad, kui koerad ei saa vaimselt olla nii-öelda normaalses seisukorras, et nad ei ole pidevas üleärritus seisukorras. Aga mida siis koeraga teha? Esiteks tuleb korral anda und 12–16 tundi. See tähendab seda, et koer magab rohkem kui inimene. Koer magab sel ajal, kui teie olete nii-öelda magate, pluss ta vajab ka päevaaeg veel lisaks und. Aga see on mõne teise webinari teema, pikemalt rääkimine, aga siin ma toon selle välja. Siis rahulikud jalutuskäigud, sellest olen ma varem rääkinud. Sotsialiseerimine teiste koertega, ka inimestega, olukordadega, sellest kindlasti tulevikus saab rääkida. Siis tänases webinaris käsitleme nuusutamist ja rikastatud keskkondades viibimist ja see rikastatud keskkondades viibimist käsitleme ka järgnevas seminaris, mis ka on koos Kristiinaga. Kindlasti vajab koer turvatunnet. Ehk siis tal peab olema meeldiv koht magamiseks, tal peab olema kõht täis, teda ei pea ega ei tohi näljutada
sellepärast et nälg viib samamoodi koera stressi, et see idee näiteks, et koer peab enne näiteks mingit koolitusele minemist tühja kõhuga hoidma terve päev otsa, siis see ei ole tegelikult hea mõte. Sest koer läheb stressi, et kas ma ikka saan süüa, millal ma süüa saan, mis olukord on, see tekitab temas ärevust. Aga mõistlikult natukene süüa andes on koera enesetunne oluliselt parem, sellepärast et ta ei muretse, et äkki ma ei saa süüa. Äkki ma ei tea, millal ma süüa saan, et mul ei ole seda regulaarset olukorda, et ma saan süüa näiteks hommikul või õhtul või saan ühe korra päevas või 3 korda päevas, kuidas keegi annab, eks ole. Et seda ei tohi koeralt ära võtta. Me peame jätkama rutiini, aga kui me teame, et me anname näiteks koolitusel talle ka neid maiuseid, siis anda süüa lihtsalt väiksem kogus, aga süüa peab andma korral. Ja kui me oleme kõik need tegevused koeraga nii-öelda sisse viinud, kasutusele võtnud ja koer suudab rahuneda ja hakata nii-öelda normaalse koerana toimima, pärast seda me saame hakata koera tegelikult alles treenima. Treenima nii, et see ka toimib, et koerale jääb kõik meelde, ta õpib kergelt, kiirelt, alles seejärel see on võimalik. Kui teha sellist klassikalist meetodit, et koera on nii-öelda tähelepanu hajunud ja siis me võtame välja palli, et sellega tema tähelepanu veel saavutada, siis sellega me põhjustame lihtsalt veel suuremat ärritust, aga mitte paremat õpitulemust. Ja ka töökoerad käivad selle alla, ka nendel on vaja olla rahulik. See on väga tähtis nende jaoks, et kõik teenistuskoerad, pimedate koerad, erinevad koerad, kes teevad erinevaid töid ja tihti väga raskeid ja keerukaid töid, siis ka nendel on vaja seda puhkust ja rahu, et nad suudaksid edukalt töötada. Ja järgnevalt tulebki meil Kristiina, kes räägib siis, milliseid mänge võiks teha ja milliseid tegevusi võiks teha palliga mängu asemel või kui te vähendate palliga mängu osa, et mis tegevuste osa võiks siis suurendada. Nii. Kas Kristiina tuleb äkki meile tagasi levisse? Nii. On teil selle kohta küsimusi, mis ma teile praegu rääkisin? Et kirjutage, kui on küsimusi. Sest et tihti peetakse seda palliga mängu koera jaoks väga vajalikuks tegevuseks, et see on selline meelelahutus. Jah, see on meelelahutus, aga mõistlikus koguses. Et kui kõiki asju teha mõistlikult, siis see ei ole halb. Aga kui seda teha üleliia palju, siis see ei mõju koerale hästi. Nii. Kristiina, kas me sind ka kuuleme? Ütle paar sõna meile. Ja, tere! Kas te kuulete mind? Nii. Aga kui teil praegu küsimusi mulle ei ole, siis mina teen ennast siia pisikeseks või kaon üldse peitu ja Kristiina räägib teile siis edasi nendest tegevustest. Oi, nüüd juhtus vale nupp. Kohe vahetame ümber. Nii, tere! Alustame siis. Näitan teile slaide. Nii, räägime siis koera keskkonna rikastamisest toas. Et võimaldame või loome koerale keskkonna, kus ta saab käituda oma liigile loomupäraselt. Selleks on siis nuuskimine ja toidu otsimine ja see kindlasti sisaldab aktiivseid pallimänge. Siis räägime natukene koera ninast. Et mul on siin mõned faktid koera nina kohta. Koerad kogevad maailma peamiselt läbi haistmismeele. Koeral on 300 miljonit haistmismeele retseptorit ninas. Et mis te arvate, et kui palju meil on neid? Koera aju osa, mis analüüsib lõhnasid, on 40 korda suurem kui meil. Et koerad on võimelised lõhna järgi leidma kadunud inimesi, narkootikume, madalat veresuhkurt, vähki ja teisi haiguseid.
üsna võimas. Et näiteks kui meie tunneme hakli ja kastmelõhna, siis koerad tunnevad kõiki komponente. Nii, nüüd ma räägin natukene tajutoast, et milleks tajutuba ja aju stimuleerivad mängud head on. Et see stimuleerib koera meeli, maandab stressi, arendab uudishimu ja kasvatab enesekindlust. Ja mida kasutada tajutoas? Taimed ja kindlasti sellised, mis ei ole koerale mürgised. Näiteks föön, juuksesirgendaja, laste mänguasjad ja üldse asjad, mis meil kodus on. Erinevad riideesemed, et võime ka tuua kellegi teise juurest riideesemeid teistsuguste lõhnadega. Siis ka tühjad kastid, pakendid, kotid, et võib üsna leidlik olla, et otsida, tuua kuskilt töö juurest mingeid tühjasid kaste, et kus võimalikult palju erinevaid lõhnasid oleks. Ja õuest võib korjata asju, käbisid, puuoksi, põhimõtteliselt kõike, kasta neid. Et nüüd ma näitan teile enda tehtud tajutuba. Et siin on siis näha, et mul on siin pandud üks föön, boksikindad, topsid ja siis on üks vana riisikott, kuhu sisse ma olen peitnud majuseid. Et koeral oleks huvitav, et ta saab seal otsida asju ja nuusutada taimi. Et tajutuppa võib ka panna näiteks kuskile erinevaid toiduaineid, mida koer võib süüa. Näiteks kurki või paprikat või mis iganes, mis nende nagu maitsemeeli ka rikastaks. Et seal on ühed vanad jalanõud, mõned küünlad, padjad. Üks asi, mis on veel huvitav teha, on panna näiteks erinevaid teepakikesi kuhugi riputada, et koerad saaksid siis nuuskida, kogeda erinevaid lõhnasid, et see on ka üks huvitav asi, mida teha. Nii, sa tegid meid, Kristiina, nii paljuks, et nüüd jah, väike apsakas siin juhtus, et ma võtan selle screen share'i maha. Et nii, siis lähme edasi. Siin on tegelikult hästi palju küsimusi juba tekkinud, et kas sa tahad endale kohe vastata või vaatame pärastpoole? Küsimused nüüd üle, vaatame üle praegu. Kohe vaatan. Kui Kristiina loeb, siis ma võin vastata nii kaua siin küsimusele, mis oli vist siin. Küsimus oli, et tundub, et vähem teha on lollikindlam kui ülipüüdlik rabelemine. Jah, tegelikult see tõesti nii on, et vähem teha on selles mõttes tegelikult kavalam. Et see suur rabelemine põhjustab üldiselt suurt probleemi. Kui teha mõistlikult, siis on kõik okei, aga see liigne rabelemine, see ei vii kunagi heade tulemusteni. Sest et koerad on targad, ma olen seda alati öelnud, koerad on väga targad ja kui me laseme neil õppida iseseisvalt ja kui me veel natukene aitame neid selle juures, siis nad õpivad tegelikult kõik oskused ära. Sest et kui koerad elavad vabalt, siin ütleme Euroopa piirkonnas küll neid vabalt elavad koeri eriti ei ole, aga kui nad elavad vabalt, siis nad saavad iseseisvalt oma eluga hakkama, ilma inimese abita. Seega, kui inimene tuleb mängu ja me siis nii-öelda läbi iseenda tekitab siis koerale probleeme, siis järelikult, kui me vähendame seda enda tegevuse hulka koeras, siis need probleemid tegelikult ka vähenevad. Nii, Kristiina, kas tahad vahepeal
vastata? Ja minul on siin üks küsimus, et kas tajutuba võiks olla kodu, lihtsalt rikastada seda lõhnadega? Tegelikult ikka võib, et see on ka nagu nende lõhnameelte rikastamine. Et miks mitte? Ei näe nagu probleemi. Ja noh, kui teepakikesed koer katki närib, siis lihtsalt ei kasuta teepakikesi. Et siin peabki oma koera järgi vaatama. Et näiteks noh, mina ka, et ikka jälgin, et kui ma panen mõne taime välja, et ta seda katki näriks. Et noh, et kui ta neid taimi lõhkuma hakkab, siis ma ei pane lihtsalt taimi. Jah, et alati peab vaatama ikkagi vastavalt oma koerale. Et ka need, ütleme, mänguasjad või tegevused, mida Kristiina siin hiljem näitab teile, siis te peate alati vaatama seda sellest seisukohast, kas just teie saate oma korra kasutada või näiteks valima sealt mõned välja, mida te saate nii-öelda proovida alguseks ja hiljem minna siis näiteks mõne keerulisema asja peale, et ei saa päris võtta nii, et kõik see nüüd sobib just minu koerale, et see ei ole kunagi nii. Ja, et näiteks kui see mäng on koera jaoks liiga raske, et ta läheb närvi ja noh, seda me ei taha väga. Et pigem alustada hästi kergetest ja vaikselt liikuda raskete poole, aga samas kui koer aru väga ei saa, et kuidas see käib või mis ja hakkab närvi minema, siis me võime talle ette näidata ja aidata teda. Et noh, niimoodi ta õpib. Aga kas me siis lähme edasi? Lähme praegu edasi, siin on veel küsimusi, aga nende saab pärast ka vastata, et lähme edasi. Nii, siis järgmisena näitan teile korraks ühte tajuaeda, et selline variant on ka olemas. Aga täna me sellest ei räägi, et see jääb nüüd järgmiseks korraks. Et siin on siis üks tajuaed. Nii. Et siis nüüd vaikselt alustame nende mängudega. Et no üks asi, mis on päris hea, on nuuskimismatt. Et kas kellegil on juba kogemusi sellega, et võite kirjutada julgelt. Et saab peita maiuseid, krõbinaid, põhimõtteliselt kõike, mida koer sööb teil. Ja söömise ajal toimub siis ajutöö. Et koer saab nuuskida, aju töötab, tegevust on. Ja nüüd seda on võimalik ise teha. Et teil on vaja sellist, mis need on, need kraanikausi matid või ükskõik midagi laadset, kus on augud sees. Ja siis riideribad, et saate näiteks kasutada oma vanasid riideid ära ja siis lihtsalt põimite need sinna sisse ja ongi nuuskimismatt olemas. Nii. Nüüd siis, et mängud kodus olemasolevatest asjadest. Et üks on selline rätik, et saad keerdu teha ja siis koer saab nuuskida. Nii. Siis on, enamus inimestel on olemas selline pallike aukudega kodus, et lõikad riideribad, paned maiuseid sisse, keerad rulli ja palli sisse, et üsnagi tore mäng. See on siis pappkast. Tegin sinna augud sisse, panin jälle maiused riiderullide sisse ja käterätiku sisse. Lükkasin need sinna aukudesse ja siis ideaalis võiks selle kasti keerata niimoodi, et koer saab nagu tõmmata need välja, mitte nagu ülevalt, aga ma ei teagi, laiuselt keerad nagu ümber. Et koerad tegelikult loomult, nad ei tõsta asju, nad pigem lükkavad ninaga ja tõmbavad. Et siis see võib talle liiga keeruline olla, kui ta peab seda ülevalt tõstma. Siis munakarbiga mäng. Et võtab munakarbi, paberit, maiused sisse ja täidad ära selle karbi. Ja siis koer saab neid võtta ja siis lahti arutada. Üsnagi põnev, et minu koerale väga meeldib see mäng.
siis pistad poekottidesse maiuseid, panen need kasti sisse või niisama põrandale ja koer saab hakata uurima ja siis ta saab seal ninaga nosida seal sees ja siis on huvitav. Ja kui on kodus põrandamopi otsikuid, neid pigem puhtaid, et siis ka nendesse on tore maiuseid peita, et võib lausa mitu tükki kokku panna ja see on nagu põhimõtteliselt nuuskimismatt. Ja siis raamatumäng, et mõni vana raamat, et meil kõigil on kodus siukseid raamatuid, mida me oleme mõelnud, et viime ära kuhugi, aga ei ole jõudnud viia. Et saate need lehed voltida sinna keskele ja siis maiuseid vahele peita. Koer saab siis uudistada, otsida. Nii. Ja siis need on nüüd sellised natukene keerulisemad mängud, et ise teha, siis pead ikka käsitööinimene olema, et mul on selline pastataldrik lausa tehtud selle õpetuste järgi. Et üsna põnev. Ja siis on selline uhke tort on tehtud. Need nüüd ei ole minu tehtud, et need on Puzzle Dogi omad. Et jah, siuke, et saab sealt tordi keskelt neid rulle välja võtta ja maiuseid otsida. Ja siis on siuksed ja uhkemad mängud. Et nii, kas vahepeal on tekkinud küsimusi ehk? Ja siin on palju küsimusi tegelikult. Pastataldriku kohta veel infot. Mida ma kasutasin aluseks? Mina võtsin aluseks, papitüki, lõikasin välja niimoodi ja siis õmblesin siia fliisi otsa. Et kas koer paberit ära ei kipu sööma? No siin on jällegi see, et minu koer näiteks lihtsalt võib-olla närib laiali selle paberilehe, aga et kui teie koer sööb ära, siis võib-olla pigem mitte anda seda mängu talle. Nii, koerale väga meeldib matt, tore kuulda. Nii, siin ma vahepeal ka vastan ühele küsimusele, kui Kristiina loeb. Siin alguse poole oli teema see, et kui koerata nuusutada, et siis et ta võib nagu viirushaigused või sellised küsimused. Jah, alati peab vaatama, mida koer nuusutab. Et ei saa käia koeraga niimoodi, et ühes käes on nina on telefonis ja teises käes on siis nii-öelda koer ja tegelikult ise vaatad ühele vasakule ja koer on kuskil paremal pool. Et alati peab jälgima koera ja vaatama ikkagi, et see nuusutamine on ohutu. Et seda kindlasti. Eriti kui kuskil siin, kas siis linnas on võib-olla inimeste poolt tekitatud ohud ja kuskil rohkem, kus on nii-öelda mets, et seal on siis võib-olla mingisugused teiste metsloomade poolt. Et loomulikult peab seda alati jälgima. Aga kui me ei lase nagu nuusutada, siis see tekitab tegelikult koerale probleeme. Kristiina, kas sa vahepeal vastad mõnele küsimusele? Nii, kuidas koerale näidata, et ta nüüd võib kotikese seest võtta maiuse? Ma ei teagi, ma nagu enda koerale ei ole pidanud näitama, et ta ikka hakkab nuuskima ja siis ta otsib neid maiuseid, et äkki Marko, sina oskad midagi öelda? Jah, ma kohe üks hetk, ma ei leia seda küsimust praegu. Mis see küsimus oli? Kuidas koerale näidata, et ta nüüd võib näiteks kotikese seest võtta maiuse? Kuidas nüüd, et ta võib võtta?
äkki küsija täpsustab, et mida ta sellega mõtleb, et võib võtta. Et kuidas võtta või mis hetkel võtta. Kas see küsimus on selles, et mis hetkel ta võib siis maiust võtta? Et kui see on küsimus, siis kuna need asjad, mida praegu Kristiina näitas, ongi mõeldud nii, et kui ta harutab selle nii-öelda lahti, näiteks seal selle oma mingisuguse nii-öelda selle riiderulli, seal ongi maius sees, siis ta võibki seda võtta. Aga kui küsimus on selles, et näiteks on mingi kott ja ta ei tohi seal mingi aeg võtta, mingi aeg võib võtta, siis peab teda keelama, et keeluga õpetama, et ega seal muid variante mul praegu pähe ei tule. Ma ei tea, kas ma mõistsin seda küsimust praegu õieti. Nii, Liisa kirjutab, et minu koer ootab luba, ta teab, et ta ei või niisama võtta. Nojah, et kui on soov, et ta ei läheks võtma, siis seda peab spetsiifiliselt õpetama ja peab õpetama sellisel viisil, et mitte lubama tal võtta siis nii kaua. See nii-öelda praegu niimoodi on väga keeruline seda protsessi muidugi kirjeldada. Ahah, ja siin on sama nimelisi on ka siin chatis, et jah, et kes mida ütleb. Okei. Vaatan, kas siin oli veel mingi küsimust, millele me peaksime veel vahepeal ära vastama. Kas sa nüüd hakkad, Kristiina, näitad meile videosid? Ma näitan ühe mänguasja, mida saab ise teha ja siis näitan video maiuspalaks. Okei. Ma teen ennast siit väikseks. Nii. Kuskil topust. Nii, mina olen nüüd suurelt. Nii, et tere. Üks lihtne mänguasi, mis saab ise teha, on vetsupaberirullist. Et hetkel meil peaks neid palju olema kodus. Et ärge ära visake. Põhimõtteliselt voldite siit otsast kinni. Ja siis võtate maiuseid või krõbinaid. Panete siia sisse. Nii ongi valmis. Ja siia viiva. Et see on selline lihtne, et neid saab kohe palju teha ja koeral on lõbus. Nii, aga nüüd ma näitan teile videot. Et mul on siin ingliskeelne, et ma räägiks eesti keeles üle. Et on sellised asjad nagu lakkumismatid olemas. Et võite täita millegagi, mis teie koer sööb. Näiteks mina panen koerte pasteeti, võib panna puljongit, jääd või siis maapähklikreemi, et see oleneb nüüd, mida teie koer tohib süüa. Ja siis näitan nüüd. Et siis saab kasutada neid kuuma alused, siuksed kummist on olemas või siis jääkuubiku vormid. Et näiteks jääkülmunud asjade lakkumine võib koera jaoks üsna rahustav olla, et kui teil on selline natuke stressirikkam koer ja ärev koer. Et siin on siis koera toit. Et peale füüsilise tegevuse koer vajab ka aju stimuleerivat tegevust, et olla õnnelik ja rahulik. Et igavus on koera jaoks nagu või suur põhjus, miks nagu koeral tekivad käitumisprobleemid. Et selleks ongi siis huvitavad mängud, mida saab ise teha ja ka osta. Et siin on siis selline vahva topsimäng. Et seda saab ka ise teha.
See on hästi lahe. Mulle see väga meeldib. See jah, see on vinge, et mu koer alguses kartis õudselt seda, aga siis kui ära harjus, siis võis mängida päris pikalt sellega. Ja see on nüüd rullis rätik ja maiused on lihtsalt vahele peidetud ja siis koer lükkab ninaga lahti. Et siin alguses ma näitasin talle ette ka, lükkasin ise ninaga seda rätikut. Selline mini nuuskimismatt, kus on augukesed sees. Siin vahepeal oli küsimus ka, ma korraks segan, et võib-olla vastata kohe ära, et kaua koera aega võttis. Jaa, ma kohe tulen sinna. Nii, küsimus. Ahah, kaua võttis aega? No selle mänguga nagu väga kaua ei läinud aega, mingi 15 minutit. Ta ikka alguses uudistas seda ja käis ringi ja tuli mulle külje alla ja et kuskil ütleme 15 minutit, aga samas ma olen käinud ühe teise koera juures, üks kodukoer, kes nagu ei ole üldse niisuguste mängudega kokku puutunud varem. Ja me proovisime kuskil tund aega, aga ta kartis seda nii väga, et me väga ei piinanud teda, et võib-olla järgmine kord teeme jälle natukene ja siis proovime vaikselt, et nagu ei saa sundida, et terve päev oodata ja et pigem jah, see oleneb koerast nüüd tõesti. See on hea aspekt, mis sa välja tõid, et tegelikult see ei et need mängud peab alati vaatama, et see koer ei hirmuks ära ja kui ta kardab, siis peab rahulikult võtma asja. Jah, et selle kliendi koeraga oli ka nii, et ma ikka kõvasti näitasin talle ette ja aga jah, oleneb koerast, mõni koer ei olegi kokku puutunud niisuguste mängudega, siis peab hästi vaikselt tutvustama. Ahah, Anni, meisterdasin siin koerale kohe kiiresti tolle munakarbi asja, nii tore, no väga tore. Ja põhimõtteliselt võib küll kogu söögi niimoodi kätte anda, et koeral tegelikult selles mõttes, et kui sa kogu tema toidu korra annad niimoodi mängudega kätte, ega tema nagu vahet pole, kuidas nagu tal see kõht täis saab. Et peaasi, et saab. Nii, kas lähme edasi? Ja, ma arvan küll. Olgu. See on siis seesama koer, kes neid topse kartis. Nuuskimismatt läks talle väga hästi peale. Ja muideks see koer oli just hiljuti tulnud operatsioonilt ja ta ei tohtinud väga nagu õues palju ringi liikuda. Ma küsin, kas me peaks nagu videot ka nägema või ei peaks? Ei, ma natuke räägin, siis ma panen mängima. Et see on ka üks hea variant, et kui koer ei tohi väga aktiivne olla, liikuda, siis niisugused tegevused nagu väga head, et väsitavad koera. Et tema nautis seda ta nautis. See on siis üks selline natuke keerulisem munakarbimäng, et koer peab selle avama. Et see on üks mäng, mis võib ajada koera närvi. Et siin peabki ettevaatlik olema, et ta saaks sellega hakkama ikka. Et minu koer on juba natuke pro. Sinna kohe. Aga me videot ei näe. Te ei näe videot või? Ei, seda ma küsisin ka enne, et kas me peaks nägema videot, me näeme ainult sind. Oi, okei. Sa ei ole share'inud seda meiega, et näita otsast pihta seda. Nii, ma väga vabandan. Kohe. Ma share'in screen'i. Nii, mul jäi siis nuuskimismatist jäi poolikuks. Et jutt oli ära juba, nüüd on ainult pilt.
et siin on siis see munakarbi asi, et natukene keerulisem. Ja no ma otseselt ei teagi, kuidas ma õpetasin seda talle, et alguses vist ta ei olnud kinni teibitud. Ja siis hiljem lisasin selle teibi sinna. See on nüüd üks poest ostetud mäng. Sihuke lihtsamat sorti. Et nende poest ostetud mängudega ka, et ei tasuks kohe seda level 3 osta, et see võib teie koera närvi ajada, et ta ei saa hakkama sellega. Ja siit on ka näha, et koerad nagu ei tõsta asju, nad lükkavad ninaga. Et ma alguses ei teadnud seda ja siis ma mõtlesingi, miks ta neid üles ei tõsta, miks ta lükkab niimoodi. Ja siin on siis maitsemeelte rikastamine nii-öelda, kurgiviilud nööri otsas. Sinna võib ka erinevaid asju lisada. Ja siin on lihtsalt kast, kus on paberid kokku nätsutatud, maiuseid vahele pandud, vetsupaberirulle, just erinevaid asju. Ja siis on jah, et kui koer ei tea, kuidas see mäng toimib, et on vaja varuda kannatust ja mängu käigus anda koerale teada ka, et kui ta nagu hästi läheb, et innustada teda, et ta on tubli, et siis ta. Et siin tuleb üks näide sellest kohe, kuidas ma koerale ette näitan. See on niisugune pudelimäng, mis ma ise meisterdasin, et on nagu prototüüp, et tahaks puidust ehitada. See on natukene selline kõikuv. Selle mänguga läks nüüd kauem aega, et ta pihta saaks asjale. Ma vahepeal andsin alla ja läksin diivani peal pikutama ja siis proovisin mitu korda. See on nii lahe, kuidas ta selle ära õpib. Ja ma pidin neid kanatükke sinna pudeli peale ka panema, et ta üldse nagu, mis siit nüüd tuli, et ta üldse seda puudutaks. Nii. Et sellega oli tükk maad tööd tegelikult. Et siin ongi, kui kannatust pole, siis on see suht keeruline. Et noh, hästi lahe, et see, kui ma seda esimest korda nägin, seda videot, mis sa praegu näitasid, siis noh, see, kuidas sa õpetasid seda koera, seda pudelit lükkama, on nagu hästi lahe, et ja noh, ma olen ka muidugi osaid asju näitangi ise ette, et ninaga või mis iganes, et see tegelikult aitab koer. Et see on jah, aga noh, see on selline mäng nüüd, mida, kui koer ei ole kunagi mänguasjadega selliste, mis ta mõtlemist nii-öelda nõuavad ja tegelikult siis see on talle alguses liiga keeruline, et alguses ongi paras talle võib-olla neid rätiku lükkamisi ja selliseid lihtsamaid asju anda. Jah, võib-olla tõesti alustada nuuskimismattidest ja sellised, no meie samamoodi mina enda koeraga, et me väga-väga lihtsatest asjadest alustasime. Ja üks asi veel, mida ma olen märkanud, kuna mu koer on üsna sihuke ärev, et kogu aeg on iga asja peale valves ja ärevushäired on peal, et siis kui me hakkasime neid mänge tegema, siis tal oli lihtsam nagu trikke ja asju õpetada, sest ta oli rahulikumas olekus ja varem üritasin talle midagi õpetada, siis ta oli kogu aeg nii ärev, et mitte midagi ei jäänud pähe. No inimeste puhulgi.
kui sa oled ärevusseisundis, siis on raske. ja see rahustab koera, et tegelikult kõikide nende mängude eesmärk ongi see, et ta mõtleb iseseisvalt ja ta nuusutab ja läbi kõige selle ta tegelikult rahuneb, et see koerte ärevus väheneb oluliselt. Ja. See on see tähtis aspekt, see on nagu see üks tähtsamaid aspekte selle asja juures. Et see aitab, jah. Liisa kirjutab, et targeti õpetamisel kasutasin ka oma nina. Koer sai üsna kiirelt aru. Jah, koer saab aru, et no näed, ka ette peab näitama, jah. Nii, need limpsimise mängud on head ka eakale koerale. Ja, tõsi. Nii, kas sa näitad meile veel mõnda videot või pilti? Mul nüüd rohkem ei ole. Sellel teemal ei ole, jah? Mitte midagi, aga mul on tegemisel üks Facebooki leht ja mul on plaanis sinna lisada paljusid asju, mis ma teile ka näitasin ja uusi asju. Et ma nüüd alles tegin selle. Kui te olete huvitatud, siis kutsuksin teid laikima seda. Et selle nimi on nupukäpp. Ma kirjutan selle siia ka kommentaaridesse. Ups. Aha. Siit saab siia kirjutada. Ma kirjutan siia. Päris põhjalik joonistamine. Väga äge. Nii. Et see ta on väga algstaadiumis küll, aga siin hakkab tulema asju. Nii. Nupukäpp. Väga lahe, et sellest Facebooki lehelt siis Kristiina teeb teile igasuguseid neid mänguasju. Et see on nagu hästi lahe, et mina selliste asjade peale ei ole tulnud, et mida tema näiteks näitab. Et hästi lahedad. Põnev asi. Ja. Nii. Aitäh, Anni. Küsimusi, vaatame, kas meil on vastamata küsimusi ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage Kristiinale, mulle, kui teil on küsimusi, siis küsige selle kohta. Ja vaatame nii kaua vastamata küsimused läbi siin. Kas meil on siin jäänud midagi kahe silma vahele? Meie oma kindlasti sööb paberi ära, aga seda ma ei tee lihtsalt. Jah, et siis just, et peab vaatama, et just oma koerale, et milline mäng võiks koerale sobida. WC-paberirull, hea mõte, taaskasutus. Ja. Praegu neid rulle jagub ka, et. Jah. Kõvad arvud kõigile ostetud. Nii, vaata, mul oli see, vaata, need, mis sa ise teed, vaata, igasugused taaskasutatud materjalidest need asjad. Nii. Need on ka hästi lahedad. Tegelikult sa ju, meisterdad end ise ja tegelikult tahad neid hakata ka rohkem meisterdama. No tegelikult tahaks küll, jah. Et see on jah ka see Kristiinal on selline huvi, et talle see meisterdamine meeldib. Ja kasutab igasuguseid taaskasutatud materjali, et siin teksapükstest saab taskut kohe võtta. Ja tegelikult saab isegi nii, et sa võtad teksapüksid, mingid vanad ja siis õmbled sinna peale neid taskuid ja asju, et koer saab nuuskida seal. Aga kui te ise ei viitsi teha, siis võite mulle kirjutada, ma teen teile. Tegelikult üks hästi lahe idee, mida ma nägin kuskil, oli see, et üks meisterdas valgest materjalist siukseid pika vetsupaberi ja siis sinna peale tegi väiksed siuksed koroonataskud ja siis siukse rulli otsas ja siis koer muudkui tõmbas seda niimoodi ja siis nuuskis seal taskutes. Et siuke teemakohane.
Nii, küsimus on, kas lakkumismängus pidi pasteed soovitavalt olema külmutatud? Ta nagu võib-olla ka ei pea. Ei pea. Et Saab mõlemat varianti kui ta on kasutada. külmutatud, siis koeral on tegevust pikemaks ajaks. Et siis ta nagu, kui see ei ole külmutatud, siis ta lakkub selle ruttu ära, et kuidas ise soovite. Et võib-olla on hästi-hästi energiline koer ja tahate rahulikult telekat vaadata, siis külmutage ära ikka. Et noh, see kulutab energiat ka, et see on hea asi. Ja see annab koerale tegevust, teistsugust tegevust, et see on tegelikult koerad nii-öelda vabas looduses, kui nii võib öelda, siis nad ju tegelikult otsivad oma toitu iseseisvalt ja see lakkumine, otsimine, nuuskimine, see on nende igapäevane tegevus, et nende mängude üks eesmärk on nii-öelda viia nad tagasi nii-öelda oma normaalsesse keskkonda, et tekitada nende mängude abil nende tavapärane olek, ehk kui nad otsiksid vabalt looduses omale toitu. See on üks teema. Nii nimetatud jäätis, jah, eks ta ole jäätis siis. Nii, siin on veel üks küsimus. Kui palju selliseid ajutöömänge peaks koeraga tegema päevas, nädalas või on see suhteline? Mis sa selle peale ütled? Seal vist, et korraga äkki niimoodi 10-15 minutit. Et siis ja noh. No, mina ütlen ka, et see sõltub koerast, aga see ei tähenda seda, et see peab olema mingi pidev, et seda kindlasti mitte. Terve päev kogu aeg ei pea need ees olema. Ilmselt ta jõuaks ka, et ta ise ka vaatab, et ma ei viitsi praegu enam ja et see nii-öelda see mõistlik kogus, et tõesti seal veerand tundi, pool tundi tegeleb sellega näiteks, selle mingisuguse oma mõttemänguga. Et see on talle nagu igati okei. Et minu enda koer näiteks väsib ära ja siis ta magab pikalt ja siis ärkab ja siis me käime väljas ja siis võib-olla õhtul jälle panen mingi mängu ette ja niimoodi terve päev ikka ei jõua neid ju teha temaga ja tema ka ei jõua. Ja, et sellised mängud tegelikult väsitavad koera väga palju, kui tundub ta ei tee nagu midagi, aga tema mõtlemine, nusutamine, see tekitab ka üldise väsimuse. Aju väsib, kõik väsib, et see on hoopis erinev sellest, kui koera nii-öelda jooksutada palliga ja siis väsitada, et siis tal see ajutegevuse osa jääb puudu tegelikult. Et tegelikult ma isegi soovitan, tehke eksperimenti, et kui teil on nagu tavaline igapäevane ring koeraga jalutamisel, et tehke see sama ring, aga laske tal ainult nuuskida terve see ring ja vaadake, et selles mõttes, et mina enda koeraga kunagi tegin kogu aeg, lihtsalt kõndisime õhtul tund aega ja siis kodus tal oli energiat nii palju. Ja siis teinekord me ainult nuuskisime terve see sama rada ja ta oli kohe jalad püsti magas. Et üks huvitav asi. Sest see on teistsugune tegevus koeral. Ütleme, selline tegevus nagu koer teeks muidu, kui inimene seda ei takistaks, et kui ta elaks vabalt. Et siin on see on erinevad. Nii, kas on teil veel küsimusi? Et küsige kindlasti, kui teil on selle kohta küsimusi. Et loodetavasti tuleb see webinar ka korduses. Paneme siin lähipäeval üles, kui kõik edukalt salvestus. Nii, et järgmine webinar, meil ei ole veel kuupäeva paigas. Järgmine webinar tulebki siis Kristiinaga koos, aga siis õuetegevused. Et
kus koeraga näiteks käia liikumas, kuidas see liikumine teda mõjutab, mis seal teha saab, erinevaid selliseid ka samamoodi tegevusi anda koeral siis väljas selle jalutuskäigu ajal just. Aga praegu meil täpselt päeva paigas ei ole, kindlasti jälgige Facebooki lehte, kodulehte, et sinna tulevad need kuupäevad õuetegevuste kohta. Nii, küsimus on vahepeal. Kas need tirimismängud on ka head või mitte? Tirimismängud väikses koguses, nii nagu ka pallimäng. Et mitte midagi ei juhtu, kui te seda ei tee. Aga kui te teete, siis väheses koguses. Oled sa, Kristiina, sama meelt minuga? Jaa, ma olen sama meelt, aga ma lihtsalt mõtlesin, et mina oma koeraga natuke vahepeal teen, aga mitte palju. Aga tihti ta tuleb selle tokiga minu juurde ja teeb siukest nägu ja nagu kahju hakkab, et ma nüüd keeldun vaata. Et nii on. Jah, et see ongi see, et ei tohi minna liiale. Jah, et mõistlikkuse piires ikka. Veel korra Facebooki leht. Nupukäpp on Kristiina leht, kuhu ta hakkab üles panema igasuguseid. Nupukäpp, jah, ma kirjutan siia veel. Nii, Viivika küsib, kuidas suhtuda füüsilisse vormi, jalutamine aeglaselt nuuskimisega versus kiire kõndjooks. Nii, see sõltub nüüd esiteks teie koera sellest füüsisest ja teistpidi jälle sellest, kui ärev ta on. Kui teie koer on praegu väga ärev, siis tuleks võtta mõneks ajaks need väga aktiivsed tegevused ära ja tegeleda ainult rahulike asjadega. Ja hiljem lisada mõistlikus koguses neid kiireid või aktiivsemaid tegevusi tagasi. Et siis te saavutate selle koera üldise rahunemise ja saate lisada. Et kõike on vaja. On vaja ka seda aktiivset liikumist, aga te peate seda koera pealt nii-öelda vaatama. Praegu ei oska öelda seda, et kuidas teie koer hetkel käitub. Webinari info on koertetreening.ee on webinari info või siis Facebookis on ka kas Dog Training Estonia või siis koertetreening. Et mõlemad pidi tuleb välja. Ülimalt tänulik olen nende ideede eest. Kindlasti soovin osaleda järgmiste kordadel. Ja kindlasti osalege, et see on mulle ka need Kristiina ideed väga meeldivad. Väga tore kuulda. Aitäh kõigile. Hästi lahe. Aga mis siis ikka? Et võtame tänaseks otsad kokku. Oleme tund aega siin nendel teemadel rääkinud ja siis ütleme kõigile vaatajatele, kuulajatele aitäh Kristiinaga siin. Ja kohtume järgmisel webinaril, kus me siis räägime välistest õues tegevustest. Kõike head. Kõike head.